noh, ma võin igast vabandusi otsida, aga noh, tõenäoliselt ma olen enda jaoks nagu selle selgitan nii, et esiteks mul on ATH nagu see on nagu rets dopamiinilaks, et nagu ma pakun, et väga-väga enamik ATH-kad on sõltuvuses nagu sellest, teisest, kolmandast või kõigest. Teine asi see, et kooli ajal, kuna mul on see raske nägemispuuega, ma kogu aeg varjasin seda koolis, nagu ma istusin küll esimeses pingis, ega ma sealt ka mitte midagi tahvlile nagu ei näinud. Et siis ma nagu üritasin seda koolis varjata, siis ma nagu tegin ennast suht tihti lolliks nagu enne, et ma ei julgenud öelda, et ma ei näe nagu, et pigem nagu lihtsalt said kahe nagu ja käisid vastamas järgi. Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 30. episoodi. Tänast saadet toetab taas kord Aleksander Boutique, kes on andnud meile ilusad riided selga ja omalt poolt tahaks tänada ka Lumiorava vett, kes aitab meil siin kuumal suvepäeval janu kustutada ja mina ütlen ausalt, mina olen sellest veest sõltuvuses, et ma tunnen väga, kuidas see aitab esiteks lihasvalude vastu, kui ma pidevalt trennis käin, et aitab võtta neid pingeid lihasest vähemaks ja kindlasti närvisüsteemi rahustada, et hästi-hästi hea vesi. Algul, kui ma esimest korda jõin seda, siis mõtlesin, mis asja ma joon. Täna mulle väga meeldib see. Aga tänane saatekülaline on meil mees, ta on tegelenud muusikaga ja tegeleb tänasenigi. Ta on ATH coach ja kindlasti ka jõusaalis väga palju tööd teinud ja ka personaaltreener. Et mulle meeldib väga tihti, noh, need on sellised tiitlid, aga mulle meeldib ise küsida inimeste käest, kuidas nad ise ennast kirjeldavad või kuidas nad ise ennast nagu näevad või kui ma küsingi, et kes on Erki, siis Erki Mägi, kes on see mees? Tere Erki. Tere tuleb. Et võtakski selle särgi peal siis juba kokku, et mis see atleet tähendab, et see on tippsooritaja kaoses, ehk siis ma võikski nagu enda kohta midagi sellist öelda, et mul nagu kõik ümberringi keerleb ja veerleb ja siis kuidagi see ikkagi veerleb nagu paika. Aga noh, jah, need tiitlid küll, aga ütleme nii, et ega sinna midagi väga nagu juurde ei oska lisada, et kindlasti oskan juurde lisada, et ma olen isa 2 pojal ja ma ka alles otsin nagu oma seda päris teed, et ma olen alles liikumas. Okay. Aga tundub, et nagu õiged rööpad on sattunud nüüd vist mu jalga alla või rataste alla. Aga kuidas sa tunned, kuidas sul lapsepõlv oli, milline see välja nägi, kuidas see algusse sai? Võib-olla see on nagu Eesti mõttes nagu klišeelik, et mingisugune pudrumägesid ja asju polnud, et kui ma päris väike olin, siis mul isa oli alkohoolik, kuigi ta 94. või 5. jättis nagu täitsa nulli ja kuni surmani ei joonudki 30 aastat nagu. Et tal tuli ka umbes sealt maalt pilt ette, kui mulgi vanuseliselt võiks nagu umbes öelda 30+ nagu. Et siis me kolisime, elasime Türi lähedal Säreveres, siis me kolisime emaga Võhmasse, mis on Viljandimaa Võhma. Siis ma olin hästi palju lapsepõlves vanaemaga, ema poolt vanaemaga. Tegelikult sama palju olin ka isa poolt vanaemaga, sest ma olin selle isa poolt vanaema nagu lemmik lapselaps tal. Ja siis ma mäletan 2. klassi suvel, ma tegin Suure-Aani sõpradele nagu nalja seal, kus mul isa elas, et ma tulen nagu siia elama nüüd nagu, aga minu jaoks see oligi nali, aga hiljem selgus tegelikult, et see oli hoopis mingid, juba vanemad nagu teadsid ja siis ma nagu tuligi üllatasin, et mul emal vist oli mingi keeruline aeg ja polnud vist kuskil nagu panna või korteriga oli mingi case ja siis ma läksin isa juurde, isa oli sellel ajal juba kaine nagu. Et lapsepõlv, kus maalt me sealt hakkame pihta või kus maalt me jätkame? Mis on su heledad mälestused või niisugused, mis sind täna saadavad, mida sa oskad niimoodi meenutada, mida sa tänasesse ellu oled endaga kaasa võtnud? Kõlab nagu dramaatiliselt, aga ma ei oskagi niimoodi lapsepõlvest mingisuguseid nagu jube positiivsed hetkesid ei mäleta nagu, et eks ikka see mingi suved seal kuskil heinamaa peal ja vahest ikka nagu lased need mälupildid nagu läbi, aga mingi et sükest konkreetset asja ma ei mäleta, et mis nagu jubedalt äge oleks, et see kuulub ka veel lapsepõlve esimesed esinemised räpiga mingi, ma ei tea, 14 olin äkki või siis, et siis oli see äge veel, et ma mäletan, siis olid ikkagi mingi külmavärinad jooksid üle kere nagu, et siuksed asjad on võib-olla nagu ägedad. Aga kuidas sa jõudsid üldse räpini?
jah, väga huvitav. Räpini ma jõudsin niimoodi, see oli vist aasta 2001. Ma kusjuures kuulan siiamaani neid laule nagu enamus ajast, mida ma siis kuulasin, aga ma jõudsin niimoodi, et mul olid vanemad tuttavad, nad olid, üks oli 2 aastat must vanem ja mõned olid veel vanemad, siis nad käisid nagu kottpükstega, siis me käisimegi niimoodi, et meil reaalselt oli kannipaljad, nagu püksid olid nagu siiamaani püksirihmaga kinni tõmmatud. Ja siis ma kuidagi hakkasin suhtlema nendega ja siis mul kohe nagu õudselt kõnetas see hip-hop muusika ja värk, et siis me olime kuidagi teistsugused seal kooli ja kultuurimaja diskodel, et nädala pärast saime võib-olla mingi selle sooviloo ka, sest noh, siis sellist nagu räppmuusikat ei olnud nagu nii kerge saada nagu praegu, et lased kuskilt plaadi pealt või tõmbad sinna, paned telefonist nagu, et siis ühesõnaga mingi läbi pundi me jõudsime selle sama pundiga, me tegime tegelikult esimese räppi nagu nii-öelda bändiga, millega sai tehtud üks laul. Ja see oli ka kõik, selle räpi bändi nimi oli veel Joint, aga see ei olnud see Joint, mida Snoop Dogg nagu teeb, et tollel ajal ma teadsin, et see on nagu ühendus või selles mõttes nagu, et teise definitsiooniga. Aga sellest pundist vist täna enam keegi räpi peale minu nagu, et ma ei tea, kas keegi räppigi enam nii palju kuulab, et aga niimoodi ma jõudsin läbi suuremate tegelaste seal Suure-Jaanis. Mega äge, mina tahaksid küsida selle küsimuse, et räpisõnad teatavasti looja poolt, kes siis selle laulu loob, kuidagi puudutavad elu, annavad mingi sõnumi edasi, mingi kogemuse. Või sa elad mingit emotsiooni või tunnet välja või kuidas see on, kui sa lugusid kirjutad? Tavaliselt mul kõige parem on ikkagi selline hommikune aeg või mingi kohvilaks on sees nagu ja see beat hakkab mul kõige rohkem seda kõnetama või siis nagu või kui on mingi väga selline mõnikord selline negatiivne situatsioon olnud, et siis see ka nagu paneb kirjutama, aga üldiselt nagu nii sõnade kirjutamise kui ma ei tea, alkoholi tarvitamisega ei ole mul see, et mul peab olema mingi mega halb sündmus juhtuma, et ma nüüd hakkan kirjutama, aga ikkagi jah, mingisugune eluline hetk või tõuge annab selle nagu hoo sisse, mis ma vähemalt enda nii-öelda kriitilise analüüsiga, kui vaatad mingisugused laule, mis sa oled kirjutanud, siis seal taga on ikkagi mingisugune eelnev nagu vasta tatti efekt olnud põhimõtteliselt, et siis on tulnud see tekst. Aga ikkagi jah, ma pean hommikul olema oma siukse värske peaga, siis ma hommikul 5 kella mingi 11 olen kõige selline teravam. Et pigem hommikuti või peale trenni näiteks, siis on ka see, et nagu ei suuda ära olla, mis tegema, tahaks nagu uuesti juba trenni minna põhimõtteliselt, et selline power on sees. Aga mis lauludest sulle endale kõige rohkem meeldib, mis sa teinud oled loonud? Ma arvan, et mulle meeldib endale kõige rohkem see laul, mis kõige rohkem vaatamisi saab. Ehk siis see laulu ei ole veel. Okay. Aga kui ma praegu mõtlen nagu olemasolevatest, kõik on natuke omamoodi nagu, et kuna mul on siin juba aasta aega tagasi välja igatud, et album tuleb välja, mis pole siiamaani tulnud, siis seal peal on küll mingisugused laule, nagu ma alles üleeile avastasin ühe laulu nagu kuidagi mingisuguse teise nurga alt. Et ühesõnaga see laul nüüd nagu kuidagi resoneerub kogu mu elu ja selle asjaga rohkem ka publikule, sest publik nagu teab mind nüüd natukese rohkem, et siis see laul on õige hetk välja lasta siin mingi sügise hakul ilmselt. Okei, et sügisel on hea uut hitti oodata. Ma ei tea, kas see hitt on, aga mingisugust muusikat küll, aga suvel tuleb ka mingisugust suvisem asi, aga jah, see on selline nagu ühesõnaga ma süvenisin nendesse sõnadesse uuesti, ma polnud seda nii ammu kuulanud ja siis ma kuidagi taas avastasin või taas nagu leidsin selle laulu pointi. Nii et võib öelda seda, et muusika on sinu hingeteraapia. Jah, või siis egotripp, oleneb. Egotripp, eks? Et ma hästi paljud nagu siin räägivad seda, et truuheadid nii-öelda, ma teen mussi endale, aga miks sa siis netti paned, kui sa endale teed, et siis saad ise ju kuulata ja plästida seda oma kõlaritest, et tegelikult nagu tõenäoliselt iga inimene või väga paljud mehed on kindlasti nagu teatava edevusega või sa ei teeks nagu seda niimoodi kuskile välja, sa tahad ikka mingit kiitust või tunnustust või Kusjuures sind kuulates seda positiivset poolt kõike ja oskused, mis sulle siia ilma kaasa on antud, sa treenid, sa toetad ADH teema, eks, sa oled nii palju läbinud ka valu ja läbi selle valu sa täna aitad teisi inimesi. Räägi ka enda tervisest, enda elust, sellest teekonnast, kõigest, kuidas sinu kogemused elu, kehaga, kõikide nende küsimustega alguse said?
jah, et mingil määral ongi see kogu, mis ma praegu teen, on mulle endale ka nagu teraapia, et noh, nii-öelda kui ma hakkan ette laduma, siis mul on raske nägemispuue, silmanärvi atroofia ehk siis silmanärvi närbumine. Juhtmed on siis nagu roostes nii-öelda silmade ja aju vahel, et need ei anna signaali edasi ajule, et see pilt nagu oleks normaalne ees. Aga millest selline asi tekib? See on pärilik ja täpselt ei teagi, emal on ka see sama teema nagu. Ja kui te küsite, et kas see on nagu progresseeruvus, siis ma ei oska seda öelda või tähendab, võin öelda, et on, aga kuna ma olen ise selle sees kogu aeg, siis ma nagu ei, noh, ma ei tunne vahet, sest mul praegu ka läätseb peas, et muidu mul oleks ikka maksu, noh, umbes siuke pilt oleks ees. Ongi nii. Aga kuidas sa praegu meid näed nagu kas sa näed neid nägusid täiesti ilusti või kui sa lähedalt näed täitsa ilusti või kuidas? Mingi jah, niimoodi näen nagu enam-vähem, et ja paljusid asju ma näen nagu mälu pealt ka, eks, et nagu ma ei näe, et see sul läpakas seal käes on, aga kuna ma tean nagu, noh, ma olen näinud seda enne, siis ma lihtsalt loon selle seose, et see on see nagu, et sama hästi võib sul seal raamat olla niipidi, et ma nagu noh, ei saa sellest aru nagu kumb see on. Sa oled mega tubli, hoomates veel kõike selle juures, oma tervisemure juures. Väga see on sul lapsest peale olnud või see tuli mingis vanuses? See on ikkagi vist lapsest peale, aga ta on progresseerunud, et ma mäletan, ma olin ikkagi väga väike, kui ma vanaema juures nagu noh, juba vaatasin telekat põhimõtteliselt, et istusid teleka ees nagu maas, et ma ei ole kunagi saanud õlut juua ja diimani peal jalgpalli vaadata, et ma olen pidanud kuskil seal kõhuli teleka ees olema. Et nagu päriselt pilti näha. Jah, et ma nagu, sellepärast ma olengi vist pool elu kuulanud nagu mingi raadiot ka rohkem, et kuigi see tõenäoliselt õhtuti on pigem juba see minu ATH aju rahustamise meetod, et ma oma lärmi saaks peas maha, siis ma kuulan, mis mõni tark poliitik räägib või mõni muu tark inimene, et siis ma kuulan neid. Aga mis on selline asi, mida väga paljud inimesed ei mõista sellise sinu puhul, kellel on või sarnasel inimesel, kellel on võib-olla selline nägemise raskus, et ta ei näe nii selgelt? Kõige raskem on see, ma arvan, mu välimus petab ära selle nagu, et siuke puudelist on kaasas, et noh, kõik võtavad kuidagi loomulikult, et sa nagu oled trenni teinud, et sa mingi super tervis korras tervisega, et mul on isegi konflikte tekkinud nagu busside, noh, ma saan bussidest tasuta sõites, ma olen 100% töövõimetu nagu ja siis selle nägemispuude tõttu saad tasuta, onju. Ja siis ma näitan seda tõendit nagu, noh, siis bussijuhid vahest hakkavad seal nagu natukese vaidlema, onju. Ma ütlen naljad, et ma olen 30 aastat sõitnud, kus nüüd järsku ei sõida. Ja ühega oli mul Elronis siuke probleem. No ma muidugi saatin sinna kirja, et lõpuks oli see asi seal korras nagu, et ilmselt nad nüüd said mingi koolituse peale minu kirja seal. Aga ühesõnaga, seal samamoodi mul oli see pilet oli nagu, või siuke kaart oli nagu kadunud, ma tellisin uue, aga see Sotsiaalkindlustusamet või kes neid saadab, need olid kuskil mingi linn, ühesõnaga nende viga oli üldse, tegelikult mul seda kaarti polnud, aga ma olin teinud kunagi pilti nagu ennetades seda, et see võib ära kaduda, et noh, saan nagu kasutada nagu. Ja siis mul öeldi konkreetselt, et pole sul mingi puuet, vaata. Ja siis ma ütlesin, okei, nagu noh, rong oli rahvast täis ka, täna nagu ma ei tundnud ennast nagu kuidagi noh, ükskõik nagu. Aga mingi hetk oleks mul nagu veider olnud või mingi lapski kõrval vaatab mingisugune siuke, noh, isaga mingisugune konflikt või selline nagu veider suhtumine, et no isegi tegelikult suur osa lähedastest väga ei saa aru nagu, kui vähe ma nagu näen või kui palju ma siis näen, et paljud küsivad, palju sa näed, et milles ma mõõdan liitrites, meetrites või kuidas ma seda nagu mõõdan, et aga kas sul on nendel nagu mingi miinus või pluss ka või nagu kuidas see nagu mingi on ära mõõdetud ka? Selle nagu selline nagu see eripära ongi see, et see nagu ei noh, need ei aita, noh, vaata, sul võib olla mega hea mingisugune valgustuseks ja siis võib-olla mingi hea arvuti seal vahel, aga kui sul see juhet seal vahel ei ole, siis tuli põlema ei lähe nagu, et see point on nagu, aga muidu mul on hetkel -7,5 läätseb peas. Masini vist näitas mingi miinus, ma ei mäletagi, mingi üle 10 ikka kõvasti nagu, aga noh, mul ei ole mõtet lihtsalt laduda, see ei muuda nagu mul seda pilti kuidagi paremaks nagu. Okei. Aga on see kuskil nagu välismaal näiteks ravitav ka või? Midagi kuskil juba vist tehakse nagu, aga seal tuleb jällegi see erinevus mängu, kas sul on silmanärv kahjustunud nagu õnnetusest või avariist või on see nagu sünnipärane case nagu, et kui sa nagu nii-öelda oled saanud mingisuguse avariiga, et siis vist noh, kuna sul on need põhimõtteliselt ikkagi juhtmed olemas on ja et siis need saab võib-olla vähe kokku timmida nagu, aga kui sul on ikkagi selline päritav asi, siis nagu väga veel ei ole nagu sellist asja, et aga noh, kuskil midagi ma nagu olen kuulnud, et midagi nagu toimub, aga
ühesõnaga närve ei osata veel nagu taastada sellisel määral nagu, et need nagu noh, et ma hüppaks kuskile laua peale, et teeks ära nüüd. Kuna sa oled nii noor mees, siis ma usun, et meie aeg saatuses nii palju paraneb ja arstid ja professorid, nad tegelevad sellega, et sinnani jõuda. Mina usun, et sa saad abi oma nägemist ikkagi oluliselt parandatud. Sul on veel tervisemuresid? Jah, siis mul on hemofiilia. See on siis verehüübimatus, ehk siis mul on veres 8 B-faktor puudu nagu, mis siis võiks vere nagu nii-öelda tarretama panna. See on niisugune huvitav haigus veel, et seda nagu põhimõtteliselt naised enamik ei põe. See haigus tuleb nagu emalt pojale põhimõtteliselt. Ja mul on ema poolt siis mingi 7-8 tädi ja noh, väga mitme sellel minu suguvõsas siis kuidas nad on nõbud mulle või. Ühesõnaga neil on nagu meesterahvastel on see hemofiilia. Tegelikult vist mingi 100 hemofiilikut ongi Eestis. Ma arvan, et meie see suguvõs on potentsiaalselt nagu kindlasti seal esimeste hulgas. Aga mida see tähendab sinu jaoks? Mis see nagu, ma saan aru, et sa oled haiglas ka olnud, seal on nagu, sul on verejooksud olnud sisemised, et see on päris nagu hull, kui niimoodi mõelda, nagu ma ise mõtlen sinu kingadesse ennast, et sa oled haiglas, sul on tegelikult 2 poega ka, kes tegelikult on isa ootamas alati, on ju. Et kuidas sa selle kõigega oled nagu hakkama saanud? Ma jällegi ei ole nagu nii-öelda päris arstide sõna kuulanud, et olen mingi boksitrennis käinud ja maas võitluses ja asjades, mis tegelikult minu jaoks, põhimõtteliselt arst ütles, et mine uju nagu enam kangegi ei tohi tõsta, sest et see lisaks sellele, et on nagu nii-öelda verehüübimatuse probleem, on ka liigestega teema, et nagu päris mitmed on ka ratastoolis hemofiilikud nagu, et on mingi liigese teemad. Mul on ka liigese teemad ka. Sageli tekib see sellest, et sul tekib sihuke liigese sisene verejookseks ja sellest verest jäävad mingisugused soolad sinna liigeste vahele, mis hakkavad sul seda liigest nagu kulutama. Et samas ma ikkagi olen nagu, nüüd ma olen jooksuga tagasi tõmmanud, aga siin mingi hetk ma jooksin eelmine suvi ja üle-eelmine suvi jooksin ikkagi 20 kilomeetrit nagu järjest, mis on nagu elu sees ei tohiks nii teha ja pärast oligi, ma ei saanud püstigi nagu kohe, järgmiseks päevaks oli selles mõttes ikkagi see taastunud, et jalatrennid ma pean mõtlema endale teistsugused, siis ma ei saa kükkida ja jalapressi näiteks teha. Et ma mõtlen mingisuguse alternatiive, et need liigesed on ka samamoodi nagu vigased, aga ma usun, et mul on pigem nagu see jõusaal ikkagi teinud need asju paremaks kui hullemaks, et need liigesed on pigem hullud sellepärast, et raskused on nagu vahepeal olnud võib-olla natuke suuremad kui võiks. Päris karm. See on väga karm. Näiteks verevalumid tulevad ülikergelt nagu, et põhimõtteliselt ma peaksingi minema peale igat kõksu nagu sinna haiglasse seda faktorit süstima nagu. Aga ega ma väga tihti ei ole seal nagu niimoodi käinud, et nüüd siis, kui ma haiglas olin, siis ma olin sunnitud minema, kuigi ega ma siis ka lootsin, et äkki ma saan koju. Sa oled nii palju nagu mehena juba praegu läbi teinud ja kindlasti ka noorena elu, ma arvan, ma ei tea, kas sina oled, aga sa saad kohe kinnitada, elu mingil määral ka põletanud või nagu mingi selline periood on ka sinu elus olnud? Kindlasti jah, põletanud on isegi nagu vähe öeldud, ma arvan, et see on mingi laserdanud. Aga millest see asi tekib, mis nagu valu kohta sa proovid vaigistada läbi selle või? Ma võin igast vabandusi otsida, aga tõenäoliselt ma olen enda jaoks nagu selle selgitan nii, et esiteks mul on ATH nagu see on nagu rets dopamiini laks, et nagu ma pakun, et väga-väga enamik ATH-kad on sõltuvuses nagu sellest, teisest, kolmandast või kõigest. Teine asi see, et kooli ajal, kuna mul on see raske nägemispuuega, siis ma kogu aeg varjasin seda koolis, nagu ma istusin küll esimeses pingis, ega ma sealt ka mitte midagi tahvlile nagu ei näinud. Et siis ma nagu üritasin seda koolis varjata, siis ma nagu tegin ennast suht tihti lolliks nagu et ma ei julgenud öelda, et ma ei näe nagu, et pigem nagu lihtsalt saidki kahe nagu ja käisid vastamas järgi ja see tegelikult oli terve see kooli aja nagu tavakoolis, ma käisin 11. klassini ja see oli põhimõtteliselt igapäevane laks, et sa juba hommikul läksid nagu ärevusega sinna nagu, et tegelikult ärevus hakkas juba kodust välja, sellepärast et väike koht oli see Suure Jaani nagu, või on siiamaani, siis väga paljud arvasid, et ma olen ülbe, nagu inimene jalutab vastu, ma ei ütle tere, vaata, mägipoiss, see mingi ülbe, see ei ütle tere. Et tegelikult ma ei näe, kui see mulle vastu tuleb, kes sa oled nagu on ja enamustel on mingi samad riided ka peaaegu seljas, kus ma ei saa aru, nagu kui mul sõber tuli, siis ma tean, ma olen eelnevalt kokku leppinud, siis ma juba kuidagi aju nagu suudab nagu sellist asjadest nagu mingit nagu luua seost.
ma sageli kõndisin niimoodi, et tegin, et ma rääkisin telefoniga nagu tegelikult ei rääkinud nagu, et mitte nagu sinna kommunikatsiooni või sellist olukorda või siis näppisin telefoni ja selliseid asju, et ehk siis see hakkas juba nagu hiljem, juba nii-öelda tänaval igal pool väikses kohas oli kogu aeg see poes, kas tuleb mingi tuttav, äkki õpetaja, äkki mingi kes iganes, võib-olla pruudi ema, ma ei ütle tere nagu, et selles mõttes see algas ja juba nagu hommikul hakkas pihta ja siis mõnes tunnis ei olnud seda ärevust nagu, sest ma teadsin, et seal nagu ei ole selline õppemeetod onju, et geograafia tunnis ma mäletan, kutsuti ju tahvli ette, et näita mingeid riike nagu, ma võin gloobust näidata, ülejäänud juba läheb jõle väikseks minu silmade jaoks on nagu, et siis oli jällegi nagu pigem olid loll või need koordinaatide süsteem, ma saan aru tegelikult, kuidas see koordinaat, ma ei lihtsalt näinud nagu kuidas ma neid nagu kokku ühendan, et neid selliseid situatsioone koolis oli suht palju nagu vältisid siukseid ühisüritusi onju. Siis tulidki mingi klassiõhtud, siis seal oli ju hea võimalus salaja vaikselt sebida ja vanemad, suuremad poisid ostavad mingit algsi, vaata. Siis sa said nagu nii-öelda julguse sisse või et mitte, et ma koolis oleks nagu kuskil seinaääri mööda käinud, et eks ma siis olin ikkagi nagu selles mõttes samasugune, aga lihtsalt nagu üritasin varjata, et ma nagu ei näe, et seda verehaigust ma nagu isegi nagu julgesin vist rääkida. Ma mäletasin ühte korda, et ma ei tahtnud sinna tundi minna või ma ei julgenud, siis ma üritasin senikaua endal nina taguda, et ninast hakkaks veri jooksma, sest mu kooli ajal oli nina verejooks oli suht palju nagu, et saad siis tunnist minema, et sinna tundi mitte minna, et nagu jälle lolliks nagu jääda. Päris hull. Ja siis ikka ja lõpuks ma ei saanud enam kooliõe juures ka ära nagu, et umbes mul on paha või siis ma pidin minema juba sinna perearsti juurde ja siis 11. visatigi mind välja, et siis ma olin mingid ajad. Aasta või 2 olin nagu nii-öelda kodune. Ja siis ma läksin Tartusse pimedate kooli, et seal juba läks nagu edukamalt see õppimine. Aga vaata, kui sind kuulates, kui kurb on see, et mitte keegi ei märka ja keegi ei küsi, miks sul just nii on. Et selles mõttes, et meie ühiskond ei keskendu valupunktile, keegi ei küsi, et kuule, et kui juhtuvad sellised asjad, miks nad korduvad, mis valesti on, et sa saaksid ennast avada. Aga kui sa ei sobi keskkonda, siis lükatakse sind välja, mine oma teed. Või tundsid sa, et sul oli keegi selline inimene, kes päriselt tundis huvi su vastu, et miks sul kogu aeg kas nina verd jookseb või miks sa kogu aeg nagu tunnis mingid muid asju teed või ikkagi pigem oli see nagu arusaamine, et see nagu sa ei viitsi õppida ja nii onju. Tollel ajal ei teadnud ATH-st keegi mitte midagi veel enam onju. Siis need 2 asja kokku, et ühel pool, et sa tahad olla meeletult täiuslik selle ATH ajuga onju, teiselt poolt sul väga head kaardid käes pole, et seda teha onju. Ja siis üks hetk see krässib kokku see üritus nagu, et sa ei jõua ja mis see sõltuvuste või põletamiste küsimus oli üldse enne. Ja siis sealt hakkasidki nooremana need asjad, siuksed alkoholi tarbimised ja kõik muud asjad, et eks ta on mingisugune põgenemine mingisuguse asja eest, et ma tänase päevani mingitel hetkedel võitlen selle teemaga nagu, et see sõltlane oled see elu lõpuni onju. Et kuidas sa sellega lihtsalt toime tuled, on teine asi. Räägi meile sellest ATH-st ka. Sa oled inimene, kes ise see seda ATH haigust kannab ja et äkki ei tea. Kui sa jagad meiega, mis asi on see ATH? Kui ma tahan lihtsalt need sõnad nagu need tähed lahti kirjutada, mis on aktiivsus ja tähelepanuhäire. Et ta võib nagu kõlada nagu natukese kuidagi veidralt kõlab, et aga seda ATH-d on nagu nii mitu eri nägu, et kellel on see tähelepanu teema rohkem nagu probleemne, eks. Kellel on aktiivsus, minul on kindlasti see aktiivsuse pool, et siis sul on riski võtmine, suur impulsiivsus, kõik selline. Et aga hästi lihtsalt öeldes, lihtsalt aju ei tooda sul dopamiini nii nagu tavainimesel, sul on nagu ATH jaoks on käivitamine, mingi asja alustamine on üliraske nagu, et see võib olla nagu see, ma ei tea, prügikott 3 päeva lihtsalt seal nurgas nagu see sa ei vii seda välja lihtsalt mitte sellepärast, et sa lihtsalt ei viitsi, vaid see lihtsalt ei anna sulle nagu mingit, sa lihtsalt ei käivitu nagu, see on umbes nagu, kui autol kütet pole nagu, sa võid tahta sõita, aga ta ei lähe käima, ta lihtsalt ei lähe käima nagu. Aga selle jaoks on ka lahendused selles suhtes, kui kasutada õigeid nagu võtteid ja nippe ja trikke, siis on see ka nagu hallatav või nagu tehtav nagu, et tegelikult on päris hea asi ka see ATH mingitel hetkedel ikkagi, ma arvan. Aga kuidas sa tunned, kas inimesed täna on selle nagu võtnud vastu, et on olemas päriselt sellised inimesed, kellel on ATH või on ikka inimesed väga skeptilised, et ma tean, et täna ühiskonnas on inimesed, kes arvavad, et see on lihtsalt nagu mingi välja mõeldud asi ja see on lihtsalt tehtud nagu mingi diagnoos, et siis määrata ravimeid ja siis
inimesed lihtsalt söövad neid sisse, kuna toidetakse siis meditsiinitööstust. Nojah, eks teid äärmusid on nagu kahtepidi, et nii-öelda vandenõuteoreetikuid ja teise poole äärmused, et kui mul keegi tuleb sellise jutuga, et näe, kuule, see rääkis mulle, ma ei tea, Kaja Kallas on reptiil, ja siis see teine otsajutt, kus sa tead, et nagu äkki mingi kolmas versioon sellest üldse, kus ei, et see kumbagi, et ei saa võtta nagu täie nagu tõe pähe, aga mis puudutab seda ATH-d, siis eks on jah, inimesi erinevaid nagu selles mõttes, et paljud ongi lihtsalt, tegelikult nad ei teagi nagu null teadmist, täiesti lihtsalt, lihtsalt paned lihtsalt kommentaari, sa ei süvene nagu. Aga kui see päriselt endal see ATH on, siis nagu, siis sa saad aru, et see ei ole päris nagu välja mõeldud haigus või moehaigus või et siin see Põhja-Tallinn just tegi laulu sellest ATH-st, ma juba mõtlesin, et kas ma pean ka mingi laulu hakkama tegema. Siis ma vaatasin, et see Jaanus andis kuskil intervjuu, et see laul oli siiski mõeldud neile, kes nagu ennast ise diagnoosivad ja ühesõnaga seal oli pikem lugu taga, aga ma juba napilt hakkasin puudutatuna tundma ja ennast, aga siis ma nägin mingid intekat, siis ma mõtlesin, okei, et see on... Rahunesid maha. Et jah, ja vaata, nemad kasutavad ka seda moehetke praegu ära, et see on hea võimalus seda lükata letti nagu. Aga ma tean, et vist on mingid ravimid ka olemas, millega seda nagu kontrollida või nagu natukene tasakaalustada. Sa võtad ka täna mingeid ravimeid? Jah, ma võtan isegi tegelikult 2 ravimit, aga selle nii-öelda ATH ravimi, siis kui ma sain selle ravimi, siis mina olen nagu maksimalist kõikide asjadega, ja siis ma suht kähku läksime selle maksimumdoosi peale, selle Concerta on see ravimi nimi. Ja aga siis ma nagu mingi hetk nüüd siin mingi 1.5 tagasi nagu avastasin kuidagi, et hommikul mingi lõunapaiku tekib siuke väga veider ärevus sisse nagu. Ja ma kohe mõelnud, aga siis üks päev oli see rohi mul otsas, nagu mul ei olnud seda, ma hommikuid tegin iga hommiku kõndimas nagu, ja siis ma tundsin lõunapaiku, et tegelikult mul nagu polegi nagu hullu. Ja siis ma tõmbasin ise nagu selle põhimõtteliselt poole väiksemaks selle annuse nagu, et kuna ma üritan maksimaalselt liikuda, kasutada süsteeme, struktuure, kõike muud ja toituda ka nagu enam-vähem normaalselt, et siis see nagu ülejäänud, ühesõnaga see ravim on küll toetav, aga kui see ülejäänud seal ikkagi lappab täiega, siis sellest ravimist ei ole niivõrd palju kasu kui igasugustest süsteemidest, taimeritest, meeldetuletustest, märkmetest, kõikidest nendest, et need on paremad ravimid minu jaoks vähemalt. Okei. Aga sa tunned, et kui sa võtsid selle maksimaalsel tasemel, et see nagu hoidis mingit tasakaalus siin nagu rohkem? No jah, vähemalt tolleaegne elukaaslane ütles küll mulle, et ma olen nagu rohkem kohal nagu, et muidu see mingi telekat, kui kuskil üritasid vaadata või midagi, siis ma nagu ei suutnud küll mingit filmi vaadata või niimoodi, et sa oled kuidagi paigal või tahaks ikka midagi teha samal ajal, midagi tõsta või loopida või mida iganes teha nagu. Aga siinkohal võib-olla võikski inimestele öelda, et süübige algul sisse sinna sellesse teemasse, enne kui te jätate mingi kommentaari või asja, et lihtne on loopida sõnu. Täpselt. Aga kui sa ise ei tea seda asja päris täpselt ja lihtsalt noogutad kellegiga kaasa, kes midagi ütles, siis see on nagu küsimärk. Ja siinkohal ma pean ütlema ka seda, et kui teile ka tundub, et inimesed, kellel on mingi hetk, mingi probleem, teid hakkab ärritama see, et mis probleem selle inimesel on, kas ta seisab imelikult või vaatab imelikult, siis ärge kukkuge kohe sõimama ja kritiseerima, vaid püüdke mõista, et inimesel võib olla väga varjatud probleem ja väga tõsine probleem, nii nagu on lugu sinuga. Aga kui inimesed pöörduvad täna sinu juurde selle ATH teemaga ja tahavad, et sa aitaksid neil kuidagi paremini oma elus toimida või saada paremini hakkama oma elus selle sama diagnoosiga või kui nii võib öelda, et siis kuidas sa aitad neid või kuidas see nagu kava ette näeb, et kui inimene pöördub sinu poole? Mul on selline nagu nii-öelda programm loodud, mille nimi Restart 2.0. Selle moto on see, et midagi on rohkem kui mitte midagi, ehk siis nagu kui see terve korterit ei korista ära, pese nõud vähemalt ära nagu, aga see on juba ATH jaoks see, et sa oled käivitunud, mis võib-olla tähendab seda, et sa 3 tunni pärast oled naabri ukse taga juba, kuule, kas ma koristama võin tulla nagu, et sa, siis sa ei saa teistpidi pidama jälle, et ma olen nagu, et ATH ongi nagu põhimõtteliselt Ferrari kiirendusega, aga jalgrattapiduritega, et sa ei saa nagu lõpuks pidama ka, et sa lähed teistpidi äärmusesse. Et seal on nagu hommikurutiinid, sellised lihtsad asjad, et sa lihtsalt nagu tunneksid, et sa hommikul nagu nii-öelda võimled on ja õhtul on samamoodi rahunemisrutiinid, et sa nagu ka tuleksid maha. Sõltuvad kellele mis on siis nagu
on kodune treeningkava või on jõusaali treeningkava, seal on ühes äpis on nagu videod kõik juures enne, mis sa tegema pead ja noh, mulle jookseb nii-öelda laivis kohe sisse, et kas sa tegid või mitte nagu. Ja siis ma pommitan peale kohe, et kuidas läks, mis toimus, et kas läks. Ja siis on nagu toitumis selline raamistik ka, et nagu üldjuhul keegi mingit toitumiskava, kui sellist ei saa, kõigepealt ma alustan üldse sellest, et mingi nädal aega pildista oma toitu, mis sul seal toimub nagu, et võib-olla sa teed juba mingeid valikuid õigeid, siis mul on ju lihtsam sulle nagu panna nagu sulle mingeid asju juurde, mida vaja, kui hakata mingi täiesti uue infoga peale tulema nagu, et jah. Aga kas on mingid toiduained, mis pigem aitavad sul seda aktiivsust tähelepanu häiret nagu paremini kontrolli all hoida? Jah, valk on kõige olulisem nagu tegelikult igal inimesel nagu, sest et põhimõtteliselt valk on selline asi nagu, mis siis keha lagundab ka türosiiniks ja türosiin on asi, mis osaleb dopamiini tootmises nagu, ehk siis valk on nagu ülioluline. Tegelikult see tähendab, proteiin tähendabki tõlgituna eesti keelde esmavajalik nagu, et see ei pea olema nagu jõusaali vend, et tegelikult nagu iga inimene võiks kõige esmaselt valida nagu sellise valgu nagu oma nii-öelda ankruks toidus ja siis kõrvale sinna mingeid asju juurde, et nagu jah. Samamoodi nagu sa räägid sellest rutiinist, hommikurutiinist ja õhturutiinist, iga inimene võiks tegelikult õhtul olla, et võtab rahulikult vähemaks, kuidagi maandab ennast ära ja tegelikult hommikul võiks alustada siukselt toetavalt, et selles mõttes see loob palju stabiilsema päeva. Ja. Just ja, ega tegelikult need kliendid ongi mul pooleks nagu ATH-kad, et see programm ongi tegelikult sellisele, kui sa oled sellises olukorras, et sa ei suuda lihtsalt alustada, et sa nagu oleks vaja mingit tõuget või nagu mingit sellist lihtsat asja, et sa ei peaks kohe hakkama mingisuguse Michelini tärnikese toitumiskavasid nagu tegema ja mingit meeletut nagu asju, et tee midagigi nagu, et siis on nagu saad alguse pihta nagu, et väiksed võidud ja siis on sellised tavalised nipid, taimerid ja meeldetuletused ja kõik siuksed asjad, et sõltuvalt, milline see nii-öelda programmi pakett on, siis on nagu inimestega ka nagu kas üks-ühele kõned või siis kasvõi jalutuskäik või midagi korra nädalas selline, et sa saad nagu peegeldada tagasi, et mis toimub või kas midagi muuta või mis muuta nagu. Mul tuli üks huvitav mõte küsida sinu käest, et ATH inimesed, kui te omavahel kokku saate, te teate, et teil on selline diagnoos, selline haigus. Kuidas te omavahel hakkama saate? Kuidas treeninguid tehes, kuidas sind kuulatakse, kuidas kuulda võetakse? No õnneks mind kuulatakse, mul on piisavalt kõva hääl. Aga mul oli siin eelmine nädal küll kogemus, et üks ATH naisterahvas nagu, ma ei saanudki rääkida, ei saanudki konkreetselt lihtsalt rääkida. Ma üritasin, tal oli mingi päris siuke probleem ka nagu elus nagu mis ei olnud nagu seotud ATH-ga nagu. Aga ma üritasin talle nagu nõu anda, et näed, kui sa kohe ei tegutse, siis hiljem ei ole sul mõtet nagu jonnida, et sa ei saanud oma tulemust ja ta ei kuulanudki nagu põhimõtteliselt tund aega lihtsalt pommitas sama teksti ja ja ma ütlesin, oota, ma räägin, oota, kuula. Jälle tulistas edasi, siis okei, siis on nii. Aga sa käid jõusaalis ka andmas nagu personaaltrenne? Pigem mitte, selles mõttes, et oleneb, kuidas ma kellegiga kokku lepin, et pigem olen ma elu üritanud nagu selles mõttes mugavaks teha, et ma ei peaks minema kuskil kellaajaliselt nagu kellegi juurde, et ma saaksin oma eluga nagu toimetada. Küll aga selles teises nagu nii-öelda suuremas paketis on küll jah, et see nagu siis personaaltrenn või ühistrenn on ka sees, et see sõltub, kuidas keegi tahab. Ma kuulen lihtsalt hästi palju noorte seas, kes ütlevad, et tahaks uuesti trenni minna, aga väga paljud treenerid teevadki just täpselt sama, sest see nagu justkui mugav ja natuke lihtsam võib-olla endale, et saadetakse näiteks video sellest, kuidas sa selle nagu harjutuse tegid, aga inimesed tahaksid nagu pigem, et koha peal seal samas, kus ta teeb seda harjutust, et seal nagu kohendatakse või sätitakse või öeldakse, sest vaata, kui sa oled vale harjumuse juba omandanud, siis on raske hakata seda ümber õppima, mis ei ole võimatu, aga seda on keerulisem teha. Et siis seda ma olen kuulnud lihtsalt noorte seas, kellega ma olen vestelnud. Jah, see on selles mõttes, ega see vastab tõele, et sellepärast on mul ka seal hästi paljud teevadki kodust nagu programmi, mis on lihtsad harjutused. Aga kui me lähtume nagu personaaltreeneri pointist, siis minu jaoks ongi see point ikkagi rohkem suurem see, et mitte, et seal koha peal on okei, et esiteks kellelgi pole nii palju raha, et sa võtta mingi 8 nädalat, ma olen kogu aeg seal koha peal. Mingil korrad, miks mitte, et sa õpid need harjutused läbi, aga suurem point personaaltreeneri peaks ikkagi olema see, et ta jälgib selle suurt pilti, et ta progresseerub sinuga, et sa nagu
et sa arened, et seal äpis on mul samamoodi, et sa iga kord paned kirja, näed, tegin 4 seeriat, korda see raskus, pärast ma näen seda kasvukõverat, kui me võtame mingisuguse näiteks, ma ei tea, rinnalihase eelisarendamiseks, siis me seal saame progresseerumist jälgida. Et noh, et siis toimub see areng, aga loomulikult, kui inimene täiesti algaja ja ta nagu täitsa valesti teeb, nagu siis on vaja ikkagi nagu koha peal käia, sest sageli nagu mingid väiksed nõksud, nagu mis muudavad palju. Kuigi üldpildis jõusaalis vaadates ikkagi nagu inimesed ikka enamust teevad nagu korrektselt, et väga vähe, kui vaatad, et nagu et kas seal on mingi väga spetsiifiline spordiala või sa ei tea, mis ta teed. Kui tihti sa rõõmustad inimeste üle, kes sinuga seal trenni koos teevad või kes on sinu nagu siis ütleme, kuidas kutsuda neid klientideks? Treenitavad, jah? Jaa, et kui tihti sa rõõmustad nende tulemuste ja tegemiste üle ja? No eks ma siis rõõmustan, kui nemad rõõmustavad selles suhtes, et kui nad on kurvad, siis ma olen ka kurb, et kui neil mingi, kui neil ei toimi või nagu ei saa nagu hakkama või midagi läheb nagu nihu või aga üldjuhul rõõmustad siis, kui sa saad positiivse tagasiside, et muidu sa nagu ei tea, et. Aga kuidas sa oma töös tajud või tunnet näed, mis põhjusel tavaliselt inimesed ära kukuvad just nende personaaltrennide juures või üleüldse jõusaali juures või koduste treeningute juures, et kus kohas see nagu ärakukkumine toimub? No, kui me nagu neurotüüpsetest või siis normaalsetest inimestest räägime, siis ma arvan, et alguses ikkagi tuleb see liiga suur, korraga liiga palju nagu ette, nagu et lõpuks võid ju nagu kaaluda oma toitu ja kõike nagu grammi pealt teha, aga see ei ole sul jätkusuutlik business selles suhtes, et see nagu see ei ole lihtsalt võimalik nagu, kui sa just ei tee nagu meal prep'i ehk sa ei valmista mu toitu ette, mis on ülihea nagu selles suhtes, et seda ma soovitan kõigile, et kes suudab süüa mingit sama toitu palju, et see on kõige toimivam nagu lahendus igas mõttes, et kui sa oled nädal aega söönud piltlikult kana ja tatart, siis sul nagu üks muutuja selles mängus toitumise osas, et kui sa mingi kogu aeg seal vahetad, nagu siis läheb see sa ei saa aru, milles see viga võib olla, et sul midagi ei arene või areneb üle või mis iganes, aga võib-olla tehakse korraga liiga suured eesmärgid ja liiga lühikese ajaga nagu, et tegelikult nagu läheb aega selle ükskõik, kes siis põletamise või kasvatamisega või inimesed, kui nad tahavad rasva põletada, siis tõmmatakse sageli liiga räme defitsiit nagu peale, et siis sa võid ju mingi 5 päeva olla mingi jubedas miinuses kaloritega, aga siis tähendab seda, et sa laupäev, pühapäev nagu sööd ennast toimetuks ja siis tegelikult oled sa nagu ikkagi jumala plussis oma kaloritega, et. Kas sa pead oma töös olema ka hea psühholoog? Ma psühholoog ei saa olla, sest mul pole vastavat haridust. Seda ma mõistan, aga ma mõtlen üleüldiselt, et kuulama. Nõustajaks hetkel, et kindlasti selles mõttes, et sa pead nagu kuidagi nägema inimesi, et õnneks ma kuidagi tajun inimesi suhteliselt hästi nagu, kui just see teine ATH poolne aju ei hakka nagu mingisuguse kahtlusi või ülemõtlemist sinna sisse viskama, siis ma arvan, et ma nagu tunnetan üsna hästi ja. See on hästi oluline, see tunnetustöö, sest sa teed kehadega tööd, sa suunad inimesi, see on väga vajalik, et sa tajud neid, see on väga oluline oskus. Mina kaalu defitsiist või kaalu langetamise osas tahtsin küsida, kuidas seal, kui täna mõni kuulaja tahaks nagu hakata kaalu langetama, et kuidas seda õigesti teha, mitte nii, et siis ongi, et 4 päeva ei söö, veepäeva on ju, ja siis sööd laupäev, pühapäev ennast lõhki. No kes tahab nagu kiiresti ja kavalalt teha, kui sul on vaja nagu järgmiseks reedeks vaja midagi alla saada, siis kõige lihtsam on see, et kui tõmbad süsivesikud maha, siis sul kaob sul kehavest, mis ei tähenda, et sa rasvast oled alla võtnud. Aga kõige mõistlikum on ikkagi sihuke 300-400-500 grammi või seda 500 kalorit nagu defitsiidis olla päevas. Valku ja rasva, piltlikult öeldes seda sama suur kanafilee tükki süüa, siis ta ei pea olema kogu aeg kanafilee loomulikult, aga siis sa selle riisiga, tatra ja asjadega seal kas langetad või tõstad, et ülejäänud see rasvast nagu nii-öelda omastatav see toitaine ja valgust või sellest kanast nagu valk ja asjad, et need hoiad kogu aeg sama, keskmiselt võiks hoida sihuke 2 grammi kilo kohta valku, et kui ma kaalun 100 kilo, siis ma peaksin sööma 200 grammi valku päevas. 200 kilo on natuke palju. Läheb paljuks. Et ühesõnaga jah, et süsivesikutega on kõige lihtsam, et siis sul on nagu 2 asja fikseeritud, et kui sa nagu kõik asju muudad, siis läheb nagu keeruliseks, et mina isiklikult praegu väga nagu väldingi süsivesikud, aga see on nagu ATH kaalutlustel nagu, et need põhimõtteliselt on nagu kokaiin minu aju jaoks nagu, et siis
enam-vähem ongi, et ma võin sellest kummikombist kokaiinini väga lühikese kähku jõuda nagu, et siis sa saad sellise kiire laksu onju ja siis see viib ühest asjast teiseni ja et mu süsivesikuga mul nagu impulsiivsus ja kõik jõhkralt kasvab kohe. Aga on väga palju noori, kellel on ka diagnoositud see ATH ja nad tihti võib-olla isegi endale teadmata lähevad mõtted, ka vahel teadlikult lähevad mõtted selliseks depressiivseteks ja kõigesse sinna suunda, et kuidas sellega nagu hakkama saada, kui sul ongi võib-olla see ATH diagnoos üleüldse? No kõige parem ravim igasuguste selliste asjade jaoks on ikkagi nagu pöörduda spetsialistide poole ja rääkida siis kodus emale, isale, naisele, õele, kellele iganes, et see nagu ei keriks üksinda neid asju, et alusta kas või sellest, et kirjuta paberi peale välja, lihtsalt välja üksinda, sa ei peagi kellelegi seda näitama või notesidesse või kuskile, et kõik oma tunded ja mõtted nagu kirjutad välja ja mis on nagu kõige selline, kas just kõige hullem, aga see ATH selline enesesüüdistamine nagu, et see tuleks kuidagi saada nagu kontrolli alla, et sa nagu oled selles olukorras onju, sa tahad sealt välja, aga teistpidi sa räigelt süüdistad veel ennast ikkagi peale, et miks ma nii olen, miks ma passin siin, miks ma nagu ei tee seda, teist või kolmandat, et siis see viib veel hullemasse auku nagu. Ja minu puhul on nagu kindlasti ja nagu olen näinud siin enamus klientide puhul on see, et see füüsiline liikumine ikkagi nagu aitab nagu väga hästi sealt nagu mingisugust august välja, et nagu kõik ei peagi mingit jooksma või ma ei tea, jõusaali pumpama, et piisab, mul mingi üks pühapäev oli siin, et ärkasid üles, tundsid ka, et päris mõttetu on see värk siin, et nagu ma ei tea, nagu siis mõtlesin, okei, et panid tossud jalga, siis mingi 500 meetri pärast vaatasid, päris kõva, et hakkab stooritama ja värki nagu. Elu on lill. Jah, põhimõtteliselt jah, et see muutub kähku, kui sa lähed sinna värskesse õhku, sa ei ole seal keskkonnas, sa nagu ei keri, vaid sa nagu viid oma fookuse mujale ja siis võib-olla hakkavad ka mingid lahendused ja mõtted liikuma nagu. Mis tähendab, et liikumine on meile kõigile tegelikult väga vajalik. Just jah. See on tõeline maandus. See on ülihea asi jah, selles mõttes, et see on igal inimesel, kui sul vähemalt ATH inimesel väga paljudel, et kui sul see keha liigub, siis su aju püsib paigal nagu et muidu on see, et sul nagu käib seal ajus on mingi 50 kanalit, loomakanalid, igast õudukad ja draamad ja A-rühm käib vahepeal ja siis kõik käivad korraga, siis ei suudagi nagu aru saada, et mis sa teed nagu, kui sa juba nagu, ma ei tea, näiteks jooksed, siis mul pärast 5 kilomeetrit kindlasti juba hakkad nagu selle jooksmise peale rohkem mõtlema, et ja kilomeetrid lugema, mitte seda, mõtetest saad puhtaks nagu ja selgemaks saad mõtted. 100% ja ma soovitan seda tavalistele inimestele ja mulle meeldis hästi üks mõte, et inimesed, kes on võib-olla nagu sulgunud endasse või jäänud kuidagi tuppa, tuleb töölt ja läheb uuesti koju või jääb sinna seisma või üldse teevad kodus ka väga palju tööd. Et päev võiks alata niimoodi, et kõige olulisem asi, mida sa teed, muidugi käid pesemas, pesed hambad, hoolitsed endast, aga see, et sa ei jää koju, vaid sa astud kodust välja, sest elu toimub kodus väljaspool. Uued inimesed on kodust väljaspool, uued tutvused on ja sa lähed välja, kas sa lähed kõndima, jooksma või midagi muud tegema, mine välja lihtsalt ja mine kõnni, et ära jää sinna nendesse mõtetesse kinni, mis on sellised sundmõtted või sellist ennast süüdistavad või maha tegevad. Me võiks liikuda siit selle teemani ka, et võtta ATH, et suhted, kuidas sinu suhted on olnud? Ja kuidas nagu suhted üldse mõjutab selline asi? Üldse kõik see, jah. Päris palju ikka mõjutavad tegelikult, et sa ju teed mingeid asju ikkagi ATH-ga või siis ei tee, onju. Ja sageli ikkagi kaaslane ei mõista seda või tulevad ikkagi etteheited, vaata, et sa nagu vabandad välja selle ATH taha ennast, et paljud kasutavad seda, et sa poed oma diagnoosi taha, aga tegelikult kui nagu võtta nagu neurotüüpselt või selles mõttes, kui nagu siis tegelikult nagu see on umbes sama, et kui sul ei ole jalgu all, siis sa ei poe selle taha, et sa kõndida ei saa, või kui sul ei ole autot või see, kui sul on auto, aga kütet sees pole, siis nagu sul ei ole kütet sees, nagu sa ei saa sõita, sa ei poe millegi taha, et see on fakt nagu, et muidugi lõputini ka vabandada välja, selle jaoks ongi sul süsteemid ja rutiinid, et sa ikkagi saaksid nagu toimida, aga lihtsalt kõik päevad ei ole vennad, et siis mõnikord nagu on asjad lappes. Aga partneritega on võib-olla sageli see kah, et peegeldatakse tegelikult iseenda mingeid asju hoopis sulle nagu, et võib-olla jutt ei käigi sinust, vaid hoopis tegelikult räägitakse endast ja siis kuidagi sinu peal seda
tehakse välja, aga mingis mõttes on ATH-kas, ma arvan jällegi nagu sihuke hooliv ja hea partner, aga ilmselt ka väga raske nagu selles suhtes, et ma ei tea, kas midagi erilist või erilisemat on, aga eks suhted ongi selline nagu töö ja koostöö ja õppimine ja arenemine ja kompromisside kunst, et jah. Väga ilus see, kuidas sa sellest räägid siiralt ja soojalt, peaks panema väga paljusid inimesi mõtlema, kellel kodus on ATH inimene, et tuleb mõista ja tunda ja tunnetada ja usaldada ja mitte kahelda selles, et partner sulle kuidagi selle oma haiguse ettekäändeks toob, vaid pigem tuleb mõista ja seda hingelt ja arusaamistelt. Jah, üks siuke asi, mis mul praegu tuli meelde, on see näiteks, et ATH-ks otsib pidevalt kinnitust nagu läheb kuskile sünnipäeval, panen selle valge või panen musta särgi, sa küsid, kellega sa küsid oma kaaslase käest, aga see mingi hetk või muutub juba kaaslase jaoks häirivaks, eriti veel nagu naisterahva jaoks, sest nagu naisterahval on oluline, et nagu mees on kindel, enesekindel ja naisel kaob siis see turvatunne tõenäoliselt, ta läheb väiksemaks, kui see mees kogu aeg kahtleb, kas ma panen musta või valge särgi nagu, aga nagu ta ei kahtle sellepärast, mitte et ebakindel on, vaid sellepärast, et tal on ATH nagu, et jah. See on päris huvitav. Tavaliselt tegelikult naised küsivad, et kui ma kleidi ma panen, kas punase või musta. Mul on see küll jah, et nagu mõtled ikka jõhkralt läbi, mis sa paned või kas sa paned. Aga siis on üks variant osta kõik ühte värvi riided. Kusjuures üks Dan, kes on nagu USA tüüp nagu Dan Martell, ta on ka ATH-kas nagu, ma ei tea, mitu ettevõtet tal praegu on nagu ja tal on ka mingi lihtsalt siuksed tipid, tüübil ongi lihtsalt mingi 10 sinist särki nagu. Ja siis sa peab valima nagu, sa ei raiska aega selle peale, vaata, et meeldib see sinine värv, need särgid ongi ja lihtsalt sa ei pea valima, võta lihtsalt uue särgi nagu samasuguse ja ongi kõik nagu, et tuleb nagu enda jaoks ka nagu kavalusi ja asju lihtsamaks teha, et kasvõi kui sellest toitumusest uuesti rääkida, et kui sul kodus pole neid asju, siis sa ei saa neid. Muidugi tänapäeval on see Volt kah, siis on nagu mõistlik, et sa lased selle maha, siis sul tekib nagu järgmine takis, sa pead hakkama peale laadima mingid, siis on võimalus jälle, et sa nagu äkki ei telli seekord. Et tuleb kuidagi mingid piirangud peale panna endale natukese, et paremini toimida. Aga rääkides riietest, sul endal on üliäge pluusi. Äkki räägid selle logo loomisest ka ja mõttest? See logo loomine, mõtlen, kas äkki eelmine aasta mingi oktoobris vist või midagi nii. Ma isegi ei mäleta, kus kohas see kuskil täiesti, ma ei tea, kas ma olin jõusaalis või kuskil tuli lihtsalt see nagu, esimesena tuli selline attention nagu siin on ATH ja ensioon nagu mis tähendab umbes sama, et see nagu attention ju tähendab nagu tähelepanu, aga niimoodi see tähendab kuidagi veel nagu sügavamat pointi ja siis esimesed särgid olidki vist attentionid, aga siis ma mõtlesin, et kuule, see on päris huvitav nagu see, mis sõnu veel olemas, mis sa saad niimoodi väänata, siis tuli see atleet ja siis ma ei tea, mitu päeva mul läks, kui ma juba nagu saatsin särgi trükki, et mul täna tuli mõte ülehomme, ma juba pummitasin meiliga, et kuule, millal särgid kätte saab, ikka väga kähku tegin asjad ära nagu, et ja nüüd mul on see nimekiri seal ees, et mis sõnu veel nagu kasutada, et erinevaid nagu sarnase nagu tooniga, et algselt oligi see nagu särkide point nagu sellel kogu sellel asjal mul, aga siis kuidagi läksid need ikkagi nagu see suuremaks see asi, et ikkagi pigem rohkem on selline rutiinide ja nõustamise ja selle asja pool on nagu suurem, et mul koduleht ka poolik hetkel, sest et ta on algselt ehitatud nagu põhimõtteliselt T-särgi poeks, aga nüüd see tuleb kõik ümber teha, et muidu musta värvid ja mingi täitsa teistsugune, et see tuleb ümber teha ja see T-särkide see väike nupuke kuskile ääre poole tõsta, et see ei ole nagu enam selline peamine suund. Sa oled tohutult tubli ja ettevõtlik hing, et seda on meeletult mõnus kõike kuulata, millest sa räägid ja ma olen enam kui kindel, et see kõik toetab ka neid inimesi, kes meie saadet kuulavad. Mina tahaks natuke puudutada veel teemat nimega isadus. Ja, see on hea teema. Mis oli, mäletad sa seda päeva, kui sa said esimest korda isaks? Ikka mäletan, jah. Räägi sellest päevast, milline see oli? See oli selles mõttes huvitav päev, et tegelikult Johann, ehk siis suurem poiss, pidi sündima nagu detsembri lõpus. Ta sündis 13. jaanuar
ja meil oli tegelikult seesama päev juba pandud see esile kutsumine, nagu arstid panid. Aga ühesõnaga, ta hakkas öösel seal, mingi sünniprotsess hakkas pihta ja siis ta sündis nagu, no ühesõnaga hakkas ise sündima. Aga naljakas lugu on see, muidugi lapse emana sellest täitsa teine arvamus, aga ma olen enda arvamuse juurde, et see ühesõnaga minu isa nagu esitas suure ääni, lasi ehitada ühe mingi päris vinge maja, mis oli nagu Johan Köhleri 13, nagu see maja number oli 13, on ju. Ja siis, aga see nimi oli meil nagu enne juba teada, noh, kui ta ei olnud sündinudki veel nagu, justkui nagu isa austuseks nagu tahtsin selle nime panna. Ja siis lõpuks ta sündiski nagu, noh, tegelikult ta pidi ju detsembri lõpus sündima ja lõpuks ta sündiski nii, et oli küll esile kutsumise aeg, aga ta veel hakkas ise ikkagi sellel päeval veel sündima ka nagu. Et sellega oli siuke lugu ja noh, praegu kah, et noh, tal on vanaisa, ta pole vanaisa näinud nagu, aga tal on austus nagu suur, sest ma olen rääkinud nagu lugusid ja noh, ta näeb selja peale ka tätoveeritud mul isa, et siis sellega oli jah siuke lugu, et kuidagi nagu noh, naljakalt nagu läks see asi. Siis ma mäletan veel seda, et me läksime haiglasse, siis saadeti meid veel tagasi sinna. Noh, koju tagasi nagu, et veel on varaine. Ja siis me vist äkki õhtu 8 paiku vist sünnitsime, et soovitan kõikidel minge kaasa, et huvitav kogemus. Aga kuidas isaks saamine üldse on nagu muutnud sind mehena? Ma ei tea, kas ta nüüd nii kapitaalselt muutnud on, aga nagu mingid asju, mida enda lapsepõlves võib-olla liiga palju polnud, et ma ei tea, ma armastan sind või kallis oled või mis on tunne, nii edasi, et sellel suuremale poisile Johannile ma hakkasin üsna väikse saadik ikka juba nagu rääkima mingeid asju, et kas ta aru sai või saanud, et noh, tunne, halb tunne, hea tunne, ärevus, kõik nagu sellised asjad, et nii palju muutud, et sa ikkagi üritad natuke teistsugune olla, kui sinul võib-olla oli, et kogu aeg võib-olla liiga hästi välja ei tule, aga paremini kindlasti kui esivanematel. Okei. Aga on, tajud sa ka, on lapsed, noh, sul üks on väiksem, on ju 7-kuune vist oli ja teine oli 7-8. 6. Et on, kuidas sa seda tajud, on see väike 6-aastane sind mingis osas nagu õpetanud ka või andnud sulle nagu mingi sellise taipamise läbi oma käitumise või tegevuse? No 6-aastase poisiga on see, et noh, mul on väga tugev kahtlus, et tal on ka ATH, sest et noh, ATH on päris tugevalt pärilik, ja tihti on see, et ta midagi teeb, noh, mingi kas või ülekäigul ajal on see nupp, vend toksib seda nagu, ja siis ütled ära, tee nagu, siis ma alati ütlen talle, kuule, tegelikult ma teen samamoodi, et no hästi tihti on see, et ma keelan teda, aga siis ma kohe ütlen ka, et noh, tegelikult issi teeb täpselt samamoodi, vaata nagu, et tee poja edasi. ja põhimõtteliselt jah, et nagu, et noh, ma ühesõnaga ütlen talle sorry, vaata, et tegelikult ma teen ise samamoodi, vaata, et noh, ise üritad seda asju keelata, mida sa ei saa keelata, või mingid asjad, et nagu noh, see nagu tahaks kogu aeg mingi käsi liigutada või mida iganes teha nagu, et siis sa nagu ise nagu keelad, aga samal ajal endal on ka samamoodi nagu no üks päev oli, et nagu pidime kuskile minema, vend pesi hambaid, samal ajal enam-vähem paneb sokke jalga, siis veel mingi telefon nagu on ja siis ütleb, kuule, mis teed, rahune maha nagu, endal on umbes sama tegevus tegelikult käsil, vaata, et ütleb, sorry, vahet ole nagu, teeme lihtsalt ära ja lähme minema kodust, vaata, et selles suhtes on ja nagu, muidu mis see küsimus oli? Küsimus, ma isegi ei mäleta, mis see küsimus oli, aga ma tahtsin sulle öelda, et ülihäge on see, et ma ei tea, mina ei lööks neid inimesi isegi 2. Ma ütleks, et ma ei ole väga palju kohtunud võib-olla ATH inimestega, aga ma võtan sind persoonina, siis mina võtan seda lihtsalt sinu kui isikupära ja sinu kui teistsugust olekut ja sa oled üliäge vend selles mõttes. Sa räägid, sa oledki elavam inimene kui teised, sest teedki teistmoodi asju. See on sinu moodi lihtsalt. Ma olen sinuga nõus, Kristjan, 100%. Sa ei erine kuidagi kellegist, et sa oled nüüd teistmoodi sellepärast. Aga milles sa erined on see, et sa oled võib-olla palju sügavam ja sinuga sa paned nagu kuidagi rohkem märkama. No jah, Facebooki algoritm on mind märkama vist rohkem pannud kui on jah. et no jah, ma ise ju ei oska nagu, ei näe ennast nagu nii nagu kõrvalt nagu meie vaatame. No, jah, ikka kuuled vaata siit ja sealt, et kuule, ma umbes tean sind sealt või ma olen sind seal näinud, et sa nagu noh,
või kui keegi saadab mingi tänukirju, et siis sa saad aru selle asja nagu väärtusest või asjast, et muidu kui sa igapäevaselt selle sees oled, siis ei pane tähele neid nagu kus või mis sa oled või mis sa teed, et lihtsalt teed. Aga sa oled päris palju oma elust nagu läbi ka elanud nii ühel kui teisel viisil ja ikkagi palju elus kogemusi saanud ja mulle tundub, et sul on nagu niisugust külma närvi ka, et minna asjadesse sisse niimoodi, et sa ei tea, mis siit tuleb, aga sa lähed sealt läbi ja võtad need kogemused kaasa. Aga kui sa võtad üleüldiselt oma eluvaate kokku, mida sa kogenud oled, siis mis sa täna, kuidas sa kirjeldaksid, mis asi see mehelikkus üldse on? See on hea küsimus. Noh, mehelik on kindlasti, et kes on, peab olema enesekindel, mitte valima, kas valge või musterik naise käest küsima. Arvan jõul, jah. Okay. Siis on kindlasti see, nagu, mida mul isalt oli õppida, nagu, et sõna peab maksma. ATH-kal on suht keeruline selle sõna maksma saada, see on väga, pead õppima seda, et see nagu suudad olla kohal, suudad teha seda, mis sa ütlesid, et siis on nagu mehelik, kindlasti on ka rahulik nagu, mis samamoodi nagu kogu aeg ei tule välja, vaata, vahepeal ikkagi hääl läheb nagu kõvaks, aga ma arvan, et kõige mehelikum on ikkagi see, et sa suudad ükskõik kui nagu kui halb sa nagu oled, et sa tunnistad seda, mis olukorras sa oled ja et sa otsid mingisuguse lahenduse asjale, et mitte nagu ei poe peitu selle eest või veel enam, et nagu arvad, et kõik on jumala okei, nagu, et jumala normaalne vend olen, et siis on võib-olla halb, et nagu kui sa suudad ise endale tunnistada enda vigu, siis ma arvan, et oled juba piisavalt mees nagu, et üks hetk näevad teised ka seda, ma arvan. Aga ma küsiks võib-olla niisuguse juba viimastesse küsimustesse liigume, et mis on sinu jaoks hingetee? Minu jaoks hingetee. Ma arvan, et see hingetee on nagu selline terve elutee siis, et kus sa käid, et sihuke enese rahu otsimine või selline asi, et ümberringi on meil lihtsalt paratamatult tänapäeval, kõik on nagu materiaalne, et ükskõik kui hingeline keegi on, siis kui natukesegi raha on, siis tavaliselt ega hingeline tüüp ka ei sõida Škodaga nagu, et ikkagi nagu on mingi muu masin, aga hingetee ongi selline, ma võiks öelda nagu hästi lihtsalt, et see on nagu see tee algusest lõpuni, et kõik sinna, mis sinna vahepeale siis jääb, et ma mingi keerulisemat seletust ei hakkaks andma, jah. Ei, see on, ma arvan, juba väga parim vastus. Mehelikult siiras ja aus vastus. Kas on mingi küsimus ka, mida ma oleksin pidanud küsima, aga jätsin küsimata? Ausalt öeldes ma ei tea küll, et midagi küsimata jäi, et kui sul midagi küsimata jäi, siis võid küsida. Ei, ma lihtsalt võib-olla äkki sa ise tundsid, et sul on mingi asi, mida sa oleks tahtnud nagu jagada. Ma niimoodi ei oska öelda, ma arvan, ma võiks jagada siin tundide kaupa seda, aga mul jutt jookseb. Mälukaardid saavad täis. Okei, aga super, aitäh sulle, et sa tulid. Mu meelest oli väga huvitav vestlus ja me avasime seda ATH teemat ka nagu minu meelest teise nurga alt, kui väga paljud inimesed võib-olla teavad või näevad seda maailma ja sa oled suurepärane vestleja, kahtlemata sul jutt jookseb, et seda probleemi ei ole, et ja üliäge vend oled, mul on ülihea meel, et me saime tuttavaks sinuga ja ma usun, et me kindlasti näeme veel ja võib-olla saame isegi mingil viisil koostööd teha. Jah, aitäh teile ka. Ja mina tahan ka öelda sulle, et naisena, emana ma olen väga uhke, et meie ümber on ägedaid inimesi ja üks nendest oled sina. Täis rõõmu, elurõõmu, vaatamata valule, mida sa oled läbinud. Optimist oled sa, sellega nakatad sa kõiki. Aitäh sulle, et sa oled olemas. Aitäh, et sul on kõik need oskused ja omad kogemused, millega saad sa paljudel abiks olla. Aitäh, et sa meie saatesse tulid. Aitäh. Ja ma võin selle veel lisada küll, jah, et tasub tänada nagu iseennast ka või kui meil hingeline küsimus oli enne, et siis ma ikkagi, kui midagi nagu juhtub, mida ma olen palunud, palvetanud, soovinud, siis ma ikkagi ka tänan nagu iseennast ja kõike ümberringi, et mingid asjad on juhtunud, et selles suhtes jah, et tänamine on nagu hea. See näitab, kui vaimne ja püha on sulle elu. Ole sa hoitud, sa oled nii äge. Aitäh. Pange kindlasti subscribe ja kommenteerige, kuidas teile see video meeldis ja me näeme peagi teiega. Kohtumiseni.